valdav enamus peab seda ikkagi suht naeruväärseks teemaks, mis ufod, mis tulnukad. No, kuigi, ütleme, inimesne, võib-olla mina jälgin ka mingisuguseid dokke ja mingi uudis hakkab silma, mina neid klikin, ja minule tundub see juba, et et räägime, et kõik juba räägivad, aga tegelikult, kui tegelikult see ei ole niimoodi. Et tegelikult see, et me seda saadet siin teeme, räägime tulnukatest, see on suht harv nähtus. Kuigi meile võib-olla tundub, et eriti sulle saad 55 aastat juba. No, mul on... Aga mis näoga sõbrad ja tuttavad sind 68. aastal vaatasid, kui sa sellesse teemasse sisenesid? Ei, mul on alati olnud niisugused sinu moodi sõbrad ja tuttavad, kes on kutsunud mind vestlusringi saadetesse. Ma olen sadu ja sadu kohtumisi pidanud ja pidanud andma aru ja selgitust, et ma olen teinud sama ajal, kui ma olen anomaaliatele tähelepanu pööranud, on mul ideaalne võimalus olla selline kultuuriantropoloog ja ka sotsiaalpsühholoog, seepärast et inimesi, kes on vastu ja poolt ja nagu sa mainisid, valdav enamus. Küsin, et huvitav kategooria, et mis on valdav enamus? Et valdav enamus, kui panna hääletamisele, mis nad arvavad, siis ega valdava enamuse arvamus teatud küsimustes ei loe. Sest et need, kes on see sama, et sipelgapesas teha hääletus, et seal on 10 miljonit sipelgat, eks ole, ja valdav enamus siis, kui 90% hääletaks selle poolt, et inimest ei ole olemas, et on olemas keskkonna anomaaliad. Üks näide see, et lasi vastu päikest kollast kust meie peale, et see ei saa, inimene niiviisi ei käituks. Et valdav enamus on olnud läbi ajaloo ja isegi nii-öelda haritum või helgem osa nendest ei ole sageli võtnud teatud asju kergelt vastu. Protsentuaalselt kindlasti on see ikkagi nüüd, eriti viimasel ajal on kindlasti, kui me võtamegi kas või selle lihtsa lolli küsimus, et kas sa tulnukatesse usud, siis kindlasti see osakaal on kasvanud protsentides, kui me vaatame. Aga seda ma kinnitada, et on kasvanud. Eriti lapsed, nende mängufilmid ja igasugused laste saated, et neil on värvi ise raamatud ja kõik sellised asjad, et näha on mingisugune sisemine hoiak ja siis ka nagu vanakooli kontingendil või nagu öeldakse, et vanad peerud on hakanud ka leebuma, seepärast, et on näha, et maailma ruumist tulevad huvitavad teated ja mida aeg edasi, seda põnevamaks läheb. Eesti Esu.